10. august 1995 Top Raadio rindeteated. Korrespondent Jüri Liim! Ja tuttavad ämbriga sõnavalangud lõhestavad jälle hommikuvaikust. Palun, Jüri. Tere hommikust sellel süngel hommikul. Eile siis 50 aastat tagasi hävis Nagasaki. Esitaks täna mõned ettelubatud valikpalad aatomi ja ka sõjatotalisaatorist. Suurte asjade kõrval toimub alati suuri ja ka veidreid värke. Teatavasti õnnestus Enrico Fermil 41. aastal Chicagos esmakordselt saavutada tuuma-ahelreaktsiooni toimumine. Kui suur aga on kriitiline mass ja kuidas plutooniumi osapooli lähendada, kui lähedalt algab lahvatusreaktsioon, ei teatud. Seda kõike prooviti käsitööna. Tegi seda Louis Slotin. 2 poolkera lähendati laual kruvide abil, milliseid aeglaselt keerati kruvikeerajaga. Tööriistaga millegipärast libastus ja plutooniumi poolkerad lähenesid liigkiirelt. Laboratoorium täitus sinakalt ereda leegiga. Kibekähku kiskus katsetaja tükid kätega lahti. Seega päästis Slotin laboratooriumi ja võib-olla mitte ainult selle õhku lendamisest. Oma saatusest ta oli teadlik. Kiiruga koostas mees skeemi, kus üks või teine laborant avarii ajal seisis. No kindlaks tegemaks kiirituse annus. Julge katsetaja seisis jalul tervenisti mõned päevad. Lausa fantastika oleks saanud sooritada tuumaplahvatuse käte vahel, mis maksavad selle kõrval kinnitus, et aatomipauku on väga keeruline valla päästa. Inglismaa aatomiuuringutel löödi ingekella Quebec'is saavutatud Roosevelti Churchilli kokkuleppega. Inglise teadlastel jäi üle ainult kohvrid pakkida ja kolida Ameerikasse. See kolimine toimus üsna tähendusrikkalt. Päeval, mil Roosevelt, Churchill ja Stalin sosistasid Teheranis, kogunes suurem osa Inglise füüsikutest koos naiste, laste ja kolidega Liverpooli, ikka selleks, et reisida üle Atlandi. Ajal meil Aurik Endi pidi väljuma, nagu kiuste ei leidunud linnavalitsusel autosid. Päris viimasel hetkel õnnestus ühest matuse kontorist välja kaubelda surnuvankerid. Nendel alustatigi kolinal üpris sümboolset sõitu Ameerika poole. Teadlasi korjati kokku ka mujalt. Käsitlesin lühidalt ainult ühte, kuulsa taanlase Niels Bohri seiklusi. 29. septembril 1943. aastal sai Inglise luure teada, need sakslased kavatsevad kuulsat füüsikut arreteerida. Taani vastupanuliikujad otsustasid Bohri riigis salaja välja toimetada. Nende abiga sõudis teadlane 30. septembril väikese paadiga kalalaevale. See toimetas ta Rootsi. 12 päeva hiljem oli Bohr juba Inglise pommitaja Mosquito pardal. Kuna lennukis ei olnud reisijate kohta, pandi füüsik pommi ruumi. Kõrguses palus piloot raadioteel, ainuke suhtlemisvahend lennukis, Bohri panna pähe apnikumask. Küsimusele, kas saite aru, kuidas on, keegi ei vastanud. Inglismaal maandudes avastati 58-aastane teadlane minestanud. Selgus. Bohri pea oli nende klappide jaoks liialt suur ja telefonid lihtsalt ei ulatunud kõrvadeni. Seega ei kuulnud ta tuhkagi soovipalvest ja apnikuvõlg oleks geeniuse peaaegu loojakarja saatnud. Tegelikult teda plaanitigi teatud oludes sinna saata. Bohr seda aga ei teadnud ja kogu kava selgus alles hulga hiljem. Teda ei pandud sugugi juhuslikult pommiruumi. Inglise lendurile oli antud salajane käsk. Kui Messerschmittid sunnivad lennukid Saksamaa poole pöörduma, tuleb luuk avada ja Bohr alla heita. Tuntud füüsik ei tohtinud sattuda sakslaste kätte. 44. aasta lõpul oli selge. Saksa kättemaksu relvad Vau 1 ja 2 ei täitnud lootusi. Siis tegi peakonstruktor Werner von Braun vägeva ettepaneku. Põrutada ootamatut löögid USA suuremate linnade pihta. Selleks taheti kasutada kaheastmelisi mandritevahelisi rakette A9 ja 10. Sihtmärkideks olnuks neile New York ja Washington. Samal ajal pidid japsid tuld andma pinnale tõusnud allveelaevadelt.
Mõned raketid VAU-1 pidid lendama San Francisco ja Los Angelese pihta. Ballistilisi rakette valmistada teatavasti kiiruga peenemündes ja need pidid 35 minutiga läbima 5000 kilomeetrit. Atlandi ülelennuks kulunuks 70 tonni kütust ja paugu suuruseks olnuks ainult 1 tonn lõhkainet. No sama, mis VAU-1. Siiski arvati sellest saavat psühholoogilist efekti. Rakettide sihtmärki suunamist sooviti teha raadiomajakat abil. Ühte neist plaaniti näiteks paigutada New Yorgi kõige kõrgema pilvelõhkuja katusele. 30. novembri öösel 44. aastal tõusis Ameerika lähedal pinnale Saksa allveelaev U-1230. Sellest suundusid rannale 2 meest. Kõik läks neil kenasti ja alles palju aega hiljem saadi diversandid kätte. Seda üsna veidra pimeda juhuse tõttu. See aga on juba pikk ja põnev teine lugu. Kuidas sündisid kamikaze? 11. detsembril 44. aastal kutsus Jaapani keiser üles kogu rahvast palvetama. Sel oli oma mõte ja tõsine uskumus. Nimelt pajatab Jaapani legend. 13. sajandil olevat sellise üheaegse palvega õnnestunud esile kutsuda püha tuult, kamikaze. Püha tuul pühkis minema Jaapani rannikule läheneva Khan Ubilai suure laevastiku. Nüüd lootis Tokyo, et 100 miljoni jaapanlase palvetest tekib niivõrd võimas vaimne energiavoog, et see välistab võõraste vägede sissetungi. Palved said teoks, kui väed ja pommitamised tulid ikkagi. Siiski tekkisid kamikazed surmaminejad, kes pidid lennukid ja torpeedod suunama vaenlase pihta ja seda tehti arvukalt. Ajal, mil Londonis plahvatasid esimesed paud, ei saanud Nagano talupojad magada. Kõlasid äiksemürinad meenutavad helid. Neid arvati olema jänkide pommitamised. Öise müristamisega koos käisid Matsumoto linnakese koolimaja õuel sähvatused, levisid kuuldused salarelvast. Ja see oli seda puhku tõde. Teise maailmasõja lõpupäevil oli Jaapan väga lähedal tiibrakettide eelkäijale piloteeritavale lennukimürsule. Seda samuti ka inimtorpeedosid käiten, jaapani keeles saatust muutma. Ka see teema on pikk ja huvitav. Nüüd juhusest, kus kamikaze oleks võinud saatust muuta, päästa Hiroshima või Nagasaki. 16. juulil 45. võttis ristleja Indianapolis pardale 2 reisijat suund Tiniani saarele. See olid mõned tunnid enne esimese pommi katsetamist. Teada, et õhku lendas Almacordo lõhkaine ladu, tuli laevale, mille üle need 2 olid ülimalt õnnelikud. Kaasas oli neil 2 kübarkarpi meenutav asjandus. Laeva kapten oli mossis ja mainis mürgiselt. Ma tean, et see on salarelv, kuid ma ei teadnud, et laskume niivõrd madalale, hakkame tapma bakteritega. Tegelikult oli karbis seadinas silinder, milles aatomipommi beebilõhkelaeng. 4 päeva hiljem, kui laev oli tagasiteel, torpeteeris teda Tiniani ja Filipiinide vahel Jaapani allveelaev. Ristleja uppus aeglaselt. Jaapani submariin oli juba pikemat aega ristelnud tsoonis, otsides kopsakamat suudeid. Torpeedos olnud kamikaze ei teadnud loomulikult, et mõni päev varem oleks ta päästnud vähemalt 1 linna. Jänkidel olid olemas laengud ainult 2 pommile. Ja viimaseks kodumaast. 5.–6. augustil olid Kaitseliidu päevad. Toimusid need endises Vene väebaasis Võrumaal Sännas. Kõik oli kena ja tore. Meeldiv on, et kaitseliitlaste ridadesse on tulnud arvukalt poisse tüdrukuid, neide ja naisi, kes ei peljanud laskmist automaatidest. Meenutaksin ühte juhtumit, kus 2 neidu omavahel vestlesid. Jagati muljeid laskmisest. Üks neidudest pajatas ärevuses. Tead, mulle lendas Kalasnikovi kestpõue. No küll oli kuum. Kaitseliidu vanematekogu liikmena võin öelda, neiud naised, astuge Kaitseliitu. Kaitseliidus ei ole mitte ainult padrunikestad tulised, siin saate ka arvukalt teisi kuumi elamusi. Head lauritsapäeva, ärge siis midagi põlema pange. Vana uskumuse järgi ei tohi täna tuld teha.